Tänase saate külaline on ettevõte, kelle juured ulatuvad juba aastasse 1911. BMT OÜ ehk Paide masinatehas on tootmiskoondise Tallex masinaehitustehase järglane, kes tootis juba aastast 1966 muuhulgas teehöövleid. Täna on aga ettevõtte põhisuunaks masinaehitus. Lisaks toodab ettevõte hummus põllumajandushaagiseid, Mairen lumesahkasid ning megakoppasid ja haaratseid. Ettevõte on oma toodanguga tuntud nii Eestis kui ka mujal maailmas. Jaan, no räägi, kuidas sai Paide masinatehas oma alguse? Paide masinatehase juured ulatuvad palju sügavamasse minevikku, et 1909. aastal alustas siin tegevust Raua ja Pase tehas ja sealt edasi oli äritegevusega järgmine etapp, kus asutati siis 1911 usaldusühing Baltika. Ja Baltika oli siis tuletikuvabrik, mis tootis tuletikke ja päris suures koguses Skandinaaviasse ja ka sealhulgas Venemaale. Tuletikuvabrik suleti 1932. aastal seoses kartellileppega ja see müüdi rootslastele ja rootslased otsustasid selle tehase sulgeda. Aga masinaehituslik algus hakkas peale teist maailmasõda, kui Paides avati siis autotranspordi ja teedeministeeriumi keskremondi töökoda. Ja selles töökojas valmistati erinevaid seadmeid teedeparanduseks, lumesahkasid seal hulgas ja kudrunaatoreid siis teede parandamiseks. Selle tehase alguses 1947. aastal kutsuti siia ka konstruktor, kelle nimi oli siis insener Volberg, kes alustas Paide tehases teeöölite projekteerimisega. 1949. aastal läks siis see teeöövel seeria tootmisesse, mida toodeti järgnevatel aastatel kuni 1971. aastani üle 6000 ühiku. 1954. aastal muudeti nime ja Paide tehasesse sai Paide teedemasinate tehas, mis omakorda allutati 1962. aastal Tallinna ekskavaatori tehasele. Ja sealt hakkas edasi kujunema selline lugu, et teeööli tootmine Paides lõpetati ja Paide masinatehas sai Tallinna ekskavaatori tehase Paide filiaaliks. Aga Jüri, äkki sa oskad öelda, et sina oled sellest ajast siin olnud ja tead seda täpsemat ajalugu ja töötanud, et sa oled ettevõttes töötanud 40 aastat, et sul on nii mõndagi rääkida? Jah, 1962 ühendati siis Paide teedemasinate tehas Tallexiga ja mõte oli siis hakata tootma melioratsiooni ekskavaatoreid, mitmekopallisid. Töötajate arv tol hetkel oli 220 inimest ja meil oli siis nagu tööjõu limiidiks 240, mis me võisime siit koha pealt tarbida. See melioratsioonitraktorite tootmine koosnes siis baasmudelist, mis oli meie oma projekteeritud ja sinna lisandusid veel MTZ baasil ja hiljem ka T130 baasil masinad. T130 baasi masinad olid juba valmistatud ette nii, et need võisid pinnast lõigata ka igikeelsa tingimustes. Selle projektiga me ilusti sõitsime kuni Eesti Vabariigi iseseisvumiseni ja hiljem ka siis Nõukogude Liidu lagunemiseni. Ja samas see projekt ka lõppes, kuna enam turgu nendele masinatele ei olnud ja siis erastati ka need tootmiskoondis Tallex varad. See võttis praktiliselt aasta otsa aega, käidi kohut ja see oli üks suuremaid üleminekuid üldse, mis mina oma ajaloos mäletan. Hindan, et kuskil 10 aastat läks meil, ennem kui me suutsime omale leida kontaktid Soomes, Rootsis, suutsime ära õppida inglise keele ja hakata suhtlema teises keeles. Alates 1998. 2000. aastast siis sinu tulekuga majja muutus siis meie
elu nagu tõsiselt paremaks, et kooliaeg oli nagu läbi ja hakkas nagu see projektimüük nagu tõsiselt edenema. Millised on need brändid, mis täna teie juures toodetakse? Paide masinatehas toodab täna mitmeid brände. PMT nime all me toodame projektijuhtimisega seonduvaid tooteid erinevatesse sektoritesse, aga meil on ka oma tootearendusega seotud brändid. Kristjan, äkki sa saaksid meile lähemalt tutvustada neid brände, mis meil täna on käsil? Jaa, ikka. Me toodame Humuse, Mega, Rocki ja Storeboxi kaubamärgi all erinevaid tooteid. Kui me võtame nüüd suures pildis kokku, siis me räägime ühtepidi ehitussektorist ja põllumajandussektorist. Täna tuleb öelda, et enamus tooteid lähevad ehitussektorisse ja meie peamised tooted on siis haagised ja tööorganid erinevatele masinatele. Ja lisaks siis tõesti Storeboxi kaubamärgi all me toodame ka tööstuses kasutatavaid ladustamissüsteeme ja kaup läheb erinevatesse kohtadesse maailmas. Humuse kaubamärgi all müüme suurema osa Skandinaavias, lisaks oleme müünud ka Saksamaal, Taanis, Lätis, Tšehhis, et erinevad kaubamärgid erinevatesse riikidesse. Humuse bränd sai alguse sellest, kui 2011 aastal mõtlesime, et mida teha edasi. Et tegelesime allhankega, mõtlesime, et meil oleks vaja oma toodet. Ja oma toote brändiks sai siis Humus. Ja Humuse brändi all me toodame põhiliselt haagiseid. Siin te näete praegu toimub Humuse haagiste laadimine. Antud haagised lähevad Rootsi ja tegu on siis lihtsamate haagistega, millel on kulumiskindel kast toodetud Hardoxist, et tegu on väga asjaliku abivahendiga just Rootsi põllumehele või siis ehitussektori kasutajale. Lisaks haagistele me toodame Humuse brändi all ka koppasid, haaratseid, giljotiine, silolautereid, erinevaid eskavaatori lisaseadmeid. Humuse kõige suurem ja kõige keerukam toode on lükkavseinaga haagis, mida te näete minu selja taga. Et selle toote tegemisel me kasutasime väga palju klientide tagasisidet, et rääkisime läbi, et kuidas toodet teha paremaks, teisiti, et antud haagis on teistest konkureerivatest toodetest 20% suurem ja samal ajal ka 25% kergema tühimassiga. Sellised parameetrid aitavad suurtalunikul teha oma tööd palju kuluefektiivsemalt, palju mugavamalt, saavad oma töö palju kiiremini tehtud ja see on neile suureks abiks. Et sellega saab vedada silo, vilja, isegi lund talvel, et kõik, mida saab suures mahus vedada ja mis ei ole pinnas, et see sobib kõige jaoks põhimõtteliselt. Minu töö seisneb selles, et ma suhtlen klientidega, proovin aru saada kliendi murest, et milline toode just nende probleemi lahendaks. Ja me kuulame väga palju kliente oma toodete projekteerimisel ja kui oleme kliendi ära kuulanud, paneme kirja kõik nõudmised, mida klient tahab tootelt ja siis vastavalt sellele siis projekteerime sobiva toote. Ja, et ühe kaubamärgi nagu Humuse kaubamärk on elujõulisust, ma arvan, ja sellist tugevust mõjutab kõige rohkem see, et me kasutame õiget tööjõudu, kes on väga hästi kvalifitseeritud, suudab meile pakkuda siis tootmise poole pealt sellised lõpptooted, mis on tegelikult lõppkliendile mugavad kasutada ja kvaliteetsed. Loomulikult tootmisprotsessis on oluline, et me kasutame õigeid komponente, õigeid materjale. Me teeme väga tugevat koostööd Rootsi terasetootja SSAB-ga ja meie ehitussektori haagised on ju tegelikult ka sertifitseeritud SSAB poolt.
kuna me kasutame eriteraseid siis kasti ehitamisel. Lõpuks, kui me vaatame seda suhet siis edasimüüjaga, sest meie ärimudel põhineb edasimüüjatel, siis väga oluline on see, et me oleme usaldusväärsed partnerid ja kes ka probleemide tekkimisel tegelikult lahendavad need probleemid õiglaselt ja kliendile mõistlikul viisil. Ma usun, et me aastate jooksul oleme sellisest, ütleme siis, väikesest kaubamärgist juba näiteks Rootsi turul pigem kasvanud selliseks sünonüümiks ratasekskavaatori ja Haagise lahenduse puhul. Et see on väga selge märk sellest, et me oleme siin Paides teinud väga õiget tööd nende toodete arendamisel, tootmisel ja neile järelteenindust pakkudes. Me oleme turul, kus siis on need tooted ka varasemalt olemas olnud. Ehk et mida me peame pakkuma, on tegelikult mõistliku hinnaga samaväärse kvaliteediga toodet. Ja loomulikult me ei saa olla kõige odavamad, sest siis me kaotaksime kvaliteedis, aga me saame olla mõistliku hinnaga partnerid, kes pakuvad väga kvaliteetset toodet väga nõudlikule Skandinaavia turule. Meie kogemus on näidanud, et me oleme mõistlikus kohas, sest osad edasimüüjate juures on kadunud kõrvalt teised Kesk-Euroopa ja ka Skandinaavia tootjad, aga meie oleme nende valikusse alles jäänud, nii et midagi me kindlasti oleme õigesti teinud. Ma usun, et Skandinaavia turg kui selline on tegelikult väga paljudele teistele turgudele selline tuleviku suunanäitaja, et nii Rootsis kui Norras tegelikult kasutatakse tööriistasid ja tööorganeid, mida võib-olla siin meil Eestis ja Kesk-Euroopas kasutatakse vähem või üldse mitte, aga nagu mulle üks Taani klient ütles, et see, mida Rootsis tehakse täna, seda teeme meie 5 aasta pärast. Võib-olla siis Eestis teeme 10-15 aasta pärast. Paide masinatehas suudab kvaliteeti tagada ja püsida konkurentsis tänu sellele, et ettevõttel on juhtimissüsteem, mis on rahvusvahelise standardi kohaselt auditeeritud ja kõik protseduurid on paigas. Meil on olemas vastavad spetsialistid, kes on kogemustega, on aastaid ettevõttes töötanud ja nad on kompetentsed oma valdkonna sees. Selleks, et ettevõte saaks üldse turul konkureerida, me peame siis kliendi nõuetega väga hästi ja konkreetselt kursis olema. Ja selleks me jälgime oma müügi ja tootmise protsesse. Need on meil kvaliteedijuhtimissüsteemis kirjeldatud kõik ja kõik töötajad on nagu nendega sina peal ja jälgivad neid. Nüüd, kui kliendil tekivad uued nõuded ja uued soovid, sellisel juhul meie ettevõte vaatab siis need kliendi soovid ja nõuded uuel tasemel läbi ja kui see meie ettevõttele ei sobi, siis aeg-ajalt me ütleme ka klientidele ei. Nüüd selleks, et seda kvaliteeti pidevalt järjekindlalt tagada, peab olema ka ettevõttel cehi tasandil väga tublid ja oskajad inimesed. Selleks me proovime leida koolitatud inimesi ja ametimehi, aga tänapäeval on see suhteliselt raske. Ja siis me oleme nüüd hakanud kompenseerima seda ametimeeste puudust tööjõurendifirmade poolt pakutavate töötajatega. Sellel on küll omad miinused, sest renditöötaja ei ole nagu päris püsiv meie kollektiivis. Tema on ikkagi ajutise iseloomuga. Aga viimastel aastatel on meil õnnestunud ka neid renditöömehi võtta nagu oma kollektiivi nii sisse, et nad tunnevad ennast siin nagu omas ettevõttes.
koolituse poole pealt me võtame inimesi tööle, kellel ei ole päris professionaalseid oskuseid, aga meie kohapealsete suurte kogemustega töötajad on nõus neid koolitama ja kui inimesel on tahet ja soovi, siis kindlasti ta saab selle ameti omale meie ettevõttes ka selgeks. Meil on olnud 3 aastat tagasi üks edukas projekt Rakvere ametikooliga, kus me viisime läbi koolituse meie töötajatele meie ettevõttes. Koolitusel osalejad said siis oma diplomi ja tõstsid tänu sellele ka oma kvalifikatsiooni ja tänu sellele ka seeläbi on meie kvaliteet ka tagatud paremini. Nüüd, kuidas neid töötajaid motiveerida, et nad siin meie ettevõttes tahaksid hästi tööd teha ja tunneksid ennast siin kindlalt ja koduselt, siis palk on muidugi üks selline välise faktoriga seotud motivaator, aga kõige parem motivaator on see, et kui sa suudad sellele töömehele selgeks teha, et temast sõltub väga palju, tema on üks oluline tegur selles meie tootmise ahelas ja kui ta siis vaatab sulle särava silmaga õhtul otsa, kui sa ütled talle homseni, siis see on nagu hea märk sellest, et see inimene on motiveeritud. Viimasel ajal on ka renditööjõuga selline lugu, et ka nemad on nagu selle motivatsiooni poole pealt kodunenud meiega ja võtavad nagu seda oma kodust kollektiivi. Nii et meil ei ole nagu sellel tasandil üldse probleeme. Ja inimestele saab ka sellisel juhul motivatsiooni anda, kui ettevõte saab klientidelt positiivset tagasisidet, siis alati tuleb selle tsehi tasandile töömeesteni ka viia. Kui töömehed saavad aru, et just see nende tehtud toode või nende tehtud operatsioon oli kliendile meelepärane, et siis nad tunnevad, et nad on vajalikud. Kui palju te veel tänase seisuga ootaksite oma ridadesse uusi inimesi? No kui arvestada seda, et meil on suhteliselt palju töötajaid rendifirmadest, siis eeldaks, et me saaksime nagu võimalikult palju kohalikke inimesi oma kollektiivi tööle võtta. Kui vaja, siis ka siin välja koolitada, et meil see renditööjõust sõltuvus oleks võimalikult väike. Mart, sina oled Paide masinatehase projektide müügijuht, et mis sa täpsemalt teed? Hummusetoodetele lisaks valmistatakse meie majas väga erinevaid masinaid ja seadmeid. Need töötavad nii kaevandustes, jäätmekäitlussektoris, ehitusobjektidel. Me valmistame konveierisüsteeme puidu ja jäätmekäitlusettevõtetele. Meie valmistatud masinad töötavad üle maailma kaevandustes, ehitusobjektidel. Me valmistame seadmeid, mis töötavad üle maailma kõrgtehnoloogilistes tootmisettevõtetes. Need on küllaltki keerukad projektid, need vajavad väga heal tasemel oskusi projekti juhtimisest tootmiseni, inseneeriast kuni ka siis logistikani. See meeskond, kes seda tööd siis teeb, peab olema väga heal tasemel. Minu töö igapäevaselt on klientidega ühenduse hoidmine ja siis ka oma kliendibaasi laiendamine, et otsida maailmast eksportturgudelt siis neid uusi võimalikke suundi, kuhu meie ettevõtte teenuseid ja masinaid siis pakkuda. Samas vähemalt sama oluline on ka olemasolevate klientidega pidevas ühenduses olemine, et aimata, kuhu nende äri on liikumas ja kuidas meie saaksime neile oma lisandväärtust pakkuda. Täna kõige suurem meie majast väljamine masin on siiski hummuse lükkavseinaga haagis. Seda siis nagu ühe masinaga, ühes tükis. See tavapärased masinad, mida meie valmistame, seal kaaluvad mõne tonni ringis. Mäetööstuse ettevõtetele me valmistame näiteks sõeteosi, kus siis kaevanduses on ühes hunnikus erineva fraktsiooniga materjal. See kallatakse masina punkrisse ja masin siis selekteerib selle erinevateks fraktsioonideks.
meie valmistame selle masinaosi. Me konkureerime täna ülemaailmsel turul, globaalsel turul. Meie konkurendid asuvad Indias, Türgis, Tšehhis, Saksamaal. Et masinatööstust on viimasel ajal raputanud mitmed kriisid, alustades materjalihindade ennenägematu tõusuga, tööjõukulude tõusud, energiakulude mitmekordistamine. Et see kõik on seda konkurentsiolukorda teinud keerulisemaks. Õnneks meil on täna nii palju vedanud, et meie kliendibaas on piisavalt lai, et kui üks sektor kahaneb, siis teine sektor kasvab või hoiab seda tegevust käigus. Ja me oleme nende muutustega täna hakkama saanud, aga lihtne see ilmselt ei ole. Kui rääkida Paide masinatehase tulevikus, siis praegu on meil käsil mitmeid väiksemaid projekte, millega edasi minna. Praegu on majandus väga kõikuv ja me ei julge väga pikka plaani teha, aga mõned arendused on veel lisaks laua peal olemas ja väga pingsalt jälgime seda, mis ümberringi toimub. Olemasolevate projektidega tahame jätkata samas aimus ja ka nii nagu sellel aastal on meil käibekasv 50% kasvanud. Ja päris sama suurt hüpet järgmine aasta teha ei ole võimalik, aga üritame seda edu saavutada. Tänu meie tublile töötajaskonnale oleme selle edu saavutanud ja soovin, et nende tervis oleks hea ja nende käsi hästi käiks. Tänu nendele suudame jätkuvalt olla edukad. Suur tänu teile! Aitäh, et vaatasite, kohtume juba järgmisel korral!